Tere kõigile ja mul on hea meel, et mingisugused asjad, millest ma plaanisin rääkida, on eelkõnelejad ära rääkinud. Aga siis alustame terminitest. Et ma küll kasutan terminit keskkonnaharidus, aga ma siiski mõtlen sealjuures säästvat arengut toetavat haridust, mis on teadupärast või vähemasti ühe sellise definitsiooni järgi siis kolmejalgne taburet, millest üks jalg on siis keskkond, teine jalg looduskeskkond, teine on siis majanduskeskkond ja kolmas on siis sotsiaalkultuuriline keskkond. Aga üldiselt me oleme siin päris hästi hakkama saanud ja võib-olla see on ka sellepärast, et meie selline kooselu loodusega on olnud aastakümnete ja aastasadade pikkune. Ja sellele tegelikult andis väikest kinnitust ka eelmisel nädalal toimunud eluslooduse konverents, kus tõdeti, et meie elupaigad ja liikide seisund on mõnevõrra parem kui naabermaades. Aga ma räägin siis natukese sellest, mis oli, mis on ja mis tuleb. Et tegelikult Eestimaal siis keskkonnaharidusest või loodusharidusest võib rääkida juba kaudselt aastast 1842, kui loodi Eestimaa Kirjanduse Seltsi provintsiaalmuuseum, mis on siis tänase loodusmuuseumi eellane. Siis edasi tuli loomaaed ja siis Eesti NSV vabariiklik noorte naturalistide jaam, mis siis tegutses kuni 2001. aastani. See oli küll haridusministeeriumi hallatav asutus, aga tema põhitegevus oli suunatud Tallinna õpilastele. Olid loodusringid ja kuskil 80-ndatel, 90-ndatel oli Tallinnas umbes 100 loodusringi, kus omandas siis loodusharidust üle 2000 lapse. Edasi siis botaanikaaed, siis Eesti Looduskaitse Selts ja Eesti Looduskaitse Seltsil võib-olla on just olnud see oluline roll selline loodusväärtuste ja kultuuripärandi säilitamisel ja hoidmisel läbi pika nõukogude perioodi. Mis meil siis praegu on? Et meil on loodusringid, sellest 100 on praegu alles võib-olla umbes paarkümmend. Ja miks see nii on? Tähendab, tõenäoliselt on see küsimus nagu ühiskonnas, et see ei ole nagu ühiskonnas väärtustatud. Ja vanemad ei ole nõus selle eest maksma, sest kunsti, tantsu, spordi, mis iganes muud huviharidust leiab küll ja veel, aga loodusharidust paraku mitte. Siis meil on õppekava toetavad programmid, siis meil on näitused, loengud, matkad. Siis meil on loodusrajad, Paljassaare, Pääsküla, Mustjõele avati linnutorn kevadel, siis meil on erinevad projektid. Ja siinkohal vast paar sõna sellest CityNature'st, ma ei tea, kui palju teid teavad sellest projektist. Et tegelikult see on üks väga tore selline rahvusvahelise projekti siis väljund, mis tutvustab siis erinevaid loodusväärtusi Tallinnas. Ja ausalt öeldes mina leidsin selle projekti Tallinna kodulehelt ainult selle tõttu, et ma tean, et see projekt on olemas olnud. Kes siis neid erinevaid tegevusi pakuvad? No neid pakkujaid on, nagu te näete, siin hästi palju ja kindlasti mitte kõik, aga siinkohal võib-olla, et ma tahaksin siis esile tõsta siis looduse omnibossi, mis on siis korraldanud juba 1999. aastast igal esmaspäeval Rahvusraamatukogus loenguid. Ja see on ka osa loodusharidusest. Mis meil veel on? Meil on siis, kaitsealad, meil on pargid, siin on siis üles loetletud. Ja loodust tuleb ikkagi õppida looduses eelkõige. Siis lisaks sellele on meil ka looduse üksikobjektid. Ja tegelikult need ei ole mitte pelgalt need kõige ilusamad, suuremad ja võib-olla võimsamad, aga nendel paljudel on rääkida lugu. Ka sellel slaidil on 2 puulugu, nad mõlemad on küll pärnad, üks tõesti oma eluõhtul. Aga siis sellest, et kuidas me siis peaksime minema edasi. Et kui ma nüüd seda
ettekannet siin ette valmistasin, siis ma vaatasin natukese Tallinna kodulehte ja kui päris aus olla, ma leidsin sealt sellised teemad nagu vaba aeg ja sport ja kultuur, aga ma ei leidnud sealt esimese hooga teemat nagu keskkond või loodus. Ja ega ausalt öeldes inimene ei viitsi väga palju klikkida, ta tahab saada infot kohe 2-3 klikiga. Ja siinkohal võib-olla, et võikski olla selline esimene soovitus, et linnaasutused võiksid teha rohkem omavahel koostööd ja teha ka koostööd ministeeriumi hallatavate asutustega, sest kui päris aus olla, siis kogu see keskkonnavaldkond ongi linnas jagatud erinevate siis ametite vahel. Siis looduse õpetamisest looduses ehk siis õpiõues, et kõik me ei saa minna päevadeks kuskile loodusradadele, aga et kui oleks vähemasti kevadel ja sügisel sellised paaristunnid, et paaristunniga jõuab ikkagi minna koolimajast välja, teha mingisugused lihtsamaid katseid. Ja siis konkreetne näide oma isiklikust kogemusest, et aastaid tagasi käisin ma Tallinna parimate õpilastega Lahemaa rahvuspargis õppeekskursioonil Majakivi Pikanõmme rajal. Ja pärast seda ma küsisin siis, et mis teid siis nagu kaasa võtate, mis teid üllatas? Ja siis nii mõnigi ütles, mind üllatas see, kui väike on tegelikult huulhein. Ja sest me oleme seda näinud raamatust ja meil tundub, et peaks olema midagi väga suurt, aga tegelikult on midagi hästi väikest. Ja mis puudutab nüüd seda, et õppida pole kunagi hilja, jällegi seoses Tallinnaga vaatasin kodulehte ja meil on ju seal, raamatukogud ja vaba aja keskused ja nii edasi, kõik nad pakuvad, erinevaid tegevusi, küll noortele, küll kudumist, küll heegeldamist, küll keeli, küll võimlemist, mida iganes. Aga tegelikult ma ei leidnud sealt ühtegi sellist pidevalt toimivat keskkonnahariduslikult üritust, et miks mitte siis seal ka tegelikult võiks ju olla ka mingid loengud, kus ka räägitakse nendest samadest seostest, millele on siin ka tegelikult eelnevalt viidatud ja moodsa sõnaga ökosüsteemi teenuste võtmes, sest tasuta lõunaid ei ole. Ja kui siin eelkõneleja ütles, et mida me nõuame, aga me peaksime mõtlema ka selle peale, mida saan mina teha. Ja selle aasta looduskaitse kuu teema oli igaühe loodushoid. Ja Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet plaanivad sellega tegelikult ka edaspidi jätkata. Ja miks mitte nendel loengutel, millele ma viitasin, võib-olla siis kuskil raamatukogus või vaba aja keskuses, et võiks ju ka rääkida sellest, et meil võiks jääda aianurka alles üks niitmata murulapp või võiks jääda kuskile mingi kivihunnik või mingisugune puunott, sest tõepoolest see tegelikult kihab elust. Me peame ainult oskama ja suutma seda märgata. Ja tegelikult siis kokkuvõtteks võib-olla võibki öelda niiviisi, et koostöö siis erinevate linnaasutuste vahel, siis lühikursus looduse hüvedest kõigile linnaametnikele, sellepärast, et see seoste nägemise oskus on erakordselt suur ja mul tuli nüüd meelde üks veel mõte, mida ma tahtsin rääkida. Nimelt see, et see muru niitmise teema, millele ka Andres Pirso viitas, et tegelikult miks seda siis ikkagi nii väga vaja on? Või õigemini vaja ei ole, aga sellepärast, et kui need taimed hakkavad õitsema, siis nad pakuvad nektarit tolmeldajatele, olgu see siis mingid kimalased või mesilased. Ja kui neid õisi ei ole, siis nad lihtsalt jäävad nälga. Ja tegelikult selle valguses oli mul ausalt öeldes ütlemata kurb oktoobri alguses näha, kuidas 2 murutraktorit sõitsid usinasti Pirita teel sõiduradasid eraldaval sellel rohealal. Et mida nad seal siis tegelikult tegid? Ja kui me mõtleme veel siis sinna juurde siis selle õhusaaste. Ja siis edasi siis looduse ja looduses toimivate seoste õpetus siis igas eas inimestele, ehk siis teisisõnu väljundina hoida suudame me neid, keda me hoiame,
keda me tunneme ja võib-olla ka armastame. Ja päris siis lõpuks ikkagi teadmised, sealt edasi siis seoste nägemise ja märkamisoskus ja sealt siis mõistmine ja kokkuvõttes targad just nimelt looduse vajadusest lähtuvad valikud ja otsused. Aitäh! Aitäh, Reet Kristjan, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist on õige ametiimetus. Kas Tallinnale oleks vaja oma keskkonnahariduse keskust? Tallinnal oleks absoluutselt vaja oma keskkonnahariduskeskust. Meil on tõesti keskus Loomaaias, aga meil oleks vaja ka sellist üldisemat keskust ja võib-olla mitte isegi ühte, vaid ka igasse linnaosasse. Nii et siinkohal on tõesti mul ääretult kahju, et kui oli see Tartu loodusmaja ja Pärnu loodusmaja ja tegelikult, et tol hetkel, mis iganes põhjusel jäi tegemata, siis Tallinna loodusmaja. Tuleviku võimalus, tulevikust räägimegi. Aitäh teile veel kord! Aitäh!